las mööduvad aastad, las halliks läheb pea. Kui tagasi vaatad, on hingel nii hea. Tallinnas, eriti just Kalamaja kandis liikudes, võite kohtuda Aare Karuga. Aktiivne vanahärra ei ole pärast pimedaks jäämist masendusse langenud. Tema silmadeks ja parimaks sõbraks siin ilmas oli pikki aastaid juhtkoer Pepi. Aeg lendab aga armutult ja Pepi sai vanaks. 6. aprillil oleks saanud 15. Sai hakkama küll, aga aeglaselt ja kui kiiresti oli vaja kuskile aja peale minek, siis oli tegemist ja mõtlemine võttis rohkem aega tal. Et teil tekiks parem võrdlus silme ette, siis inimaastates mõõdetuna on Pepi praegu juba 105-aastane. Vaatamata kõrgele eale teenis ta oma peremeest väsinult edasi. Ega valikut ju tegelikult polnudki, sest Eestis on uut juhtkoera pimedale inimesele pea võimatu saada. Ka Aare pea kohale kerkisid sünged murepilved. Oli sul väike hirm ka, et jääd üldse ilma koerata? Kuidas oleks elama hakanud? Oi, ma ei tea. Ma oleks nälga surnud. Hoolekandest ju abi ei saa. Nendel on omad asjad, mis nendele sobib, aga pimedale need abid ei sobi üldse midagi. Ükski abi. Pepi sai oma tööga üldjoontes ka vanuigi hästi hakkama. Ta ei suutnud küll enam pikki vahemaid läbida ja tahtis tihti puhata. Aare siis utsitas teda veidi tagant. Aga mis sa ikka vanakest utsitad, kui tal lihtsalt pole enam rammu? Loomakaitseseltsi laekus väsinud juhtkoera füüsilise utsitamise pärast inimeste silme all isegi paar kaebust. Lõpuks tuli Pepi auga välja teenitud pensionile lasta. Kiiruga asus aga Aare uue kutsa otsingutele. Mees ütleb enda kohta, et ta pigem sureks, kui 4 seina vahele konutama jääks. Tundub, et Aare Karu mure on selleks korraks murtud. Uus koer on majas, vähehaaval käib ka trenn ja küll tast asja saab. Kahjuks tuleb muidugi tunnistada seda, et riigi abi selle probleemi lahendamisel oli peaaegu et olematu. Juhtkoerte koolitamine pimedate jaoks on aga üks pikk ja vaevaline töö. Anu Lokke on sellega juba aastaid tegelenud. No siiamaali oleme teinud seda põlve otsas. Et koerad elavad ega treeniröös kodus ja siis saab õpetada korraga ühte koera, äärmisel juhul 2 koera, kui sul endal isikliku koera ei ole. Sest linnakorterisse siia nüüd tuua omale 3 või 4 koera, see on ju täiesti võimatu. Ja kodus treener läheb sinna koju, vaatab need marsruudid üle, koostab nad ja siis on sellised inimesed nagu peesarid. Soomlased kutsuvad neid peesariteks, selline oma sõna, mis nad on välja mõelnud. Ja nemad teevad seda, kui seda järelaitamist, järelõpet. Ja see järelõppe osa jääb Eestisse tugevasti puudu. Tonde Aili ei ole veel täitsa valmis. Esiteks ta läks liiga noorena sinna Aare juurde tööle, aga sellel on ka oma põhjus, et Aare koer oli juba nii vana, et ta ei suutnud enam Aaret juhtida ja ta sai nagu ülepea kaela siis nagu üle antud ka, kuna kokkuõpp ikkagi veel käib, me peame temaga koos veel käima ja muidugi järelõppest ei maksa üldse rääkidagi. Juhtkoeri koolitab Eestis vaid käputäis inimesi. Sedagi teevad nad rohkem kaastundest. Leiba see töö küll lauale ei too. Riigiisadele meenuvad pilkases pimeduses elavad kodanikud enamasti enne valimisi. Hea kui siiski, sest ega pimedaid Eestis nüüd nii palju ka ei ole, et nad valimistulemusi mõjutada suudaksid. Õnneks lähevad pimedate mured mõnedele poliitikutele siiski ka argipäeval korda. Meie tegime väga konkreetse ettepaneku 2010. aasta riigieelarvesse eraldada selleks otstarbeks pimedate koerte väljaõpetamiseks 600 000 krooni, nii et praegu, kus me räägime eelarve kärpimisest, on sellise lisa andmine, ma arvan küll pisku, aga siiski suudab ehk aidata seda olukorda lahendada. Ettepanek on igatahes tehtud. Raha saamine sõltub nüüd juba Ansipi valitsusest ja teistest Toompea sakstest. Aare Karu see aga enam väga ei huvitagi. Tänu sõpradele on temal juba uus koer olemas. Üheskoos hakatakse nüüd maailma avastama. Aare uue kutsa nimi on Aili.
Tegelikult on peene labradori preili täisnimi muidugi palju pikem. Eesti talupoeg oma selgete nimedega nagu Mats või Pearu nii peenikese värgi vastu ei saagi. Kes võib noorust keelata, kui ta tahab hõisata. Noore ja lõpuni koolitamata Ailiga on aga üksjagu jama ka. Eks noor hing tahab ju eelkõige lustida. Aili kipub seepärast vahel oma otsesed kohustused unarusse jätma. Ma tulin oma koeraga koos välja. Aili! Tere, Ailikene! Aili, teine. kuidas uus koer tundub? Ei, no, on liiga tubli. Ulakkusi tahab teha ainult ja vallatleda ja... Kui vanad on? Ta on aasta ja 10 kuud sai alles 2 päeva tagasi vist. Mis on aga Pepist saanud? Sobivat vanadekodu otsisid talle isegi loomakaitsjad. Hooliva pere, kus vääriliselt elusügist nautida, leidis talle hoopis aga Aare karu ise. Ju ei raatsenud vanahärra sõpra kaugele lasta ja Pepi kolis suisa naaberkorterisse. Ühel õhtul tuli pime mees onu Aare ja koputas me ukse peale, küsis, kas me tahame Pepit endale võtta. Ja me ühe öö meiega mõtlesime koos ja järgmisel hommikul me siis otsustasime, et Pepi tuleb meie juurde elama. Mul on väga hea meel, et Pepi meile tuli ka sellepärast, et nooremal tütrel Kertul oli väike koerahirm, kuna üks koer ükskord nagu hammustas teda natuke. Aga Pepi on selle hirmu tal ära ravinud. Kunstnike peres ollakse Pepi üle väga õnnelikud. Pereema Karolin on tütarde Anni ja Kertuga kogu aeg kodus. Nii ei pea ka Aarega ööpäevaringselt koos olnud Pepi üksindust tundma. Ei, me lähme lõviga poodi. Meil on vaja osta koikas. Näljakas ongi, et lapsed võtavad teda nagu omasugust, et ükskord Kertul jäi käsi kiigu vahele ja mina olin siin toas ja töötasin. Ja Kertu räägib, et Pepi, mul jäi käsi kiigu vahele. Pepi, mul jäi käsi kiigu vahele ja Anni ükskord ütles, et Pepi, pane mul see jopetrukk kinni. Need on tõesti suured sõbrad. Miku ja Karolini kodus telekast küll suurt lugu ei peeta. Tegelikult pole neil seda aparaati üldse olemaski. Nii ei teadnudki lapsed, et võtsid oma katuse alla pesuehtsa meediastaari. Kui ma Balti jaama turule läksin, siis ma ei saanud aru, miks Pepi jääb ühe putka juures seisma, miks ta ei taha edasi tulla. Ja siis ma sain aru, et neil on selle tädiga sõprus, et see tädi on talle 10 aastat järjest õuna andnud. Et tal on omad kohad seal turul, kus ta saab õuna, kus ta saab saia. Ja siis turult sosistati, Pepi läheb. Arvan, et mul on kuulus kohe. Miski siin ilmas pole igavene, ka Pepi mitte. Karolinil on aga kaval plaan, kuidas Aare veel kaua aega Pepit sõna otseses mõttes tunda saaks. Viltida neid, mõtles, et ma teen Aarele kingituseks Pepi need harvast kindad, et siis on Pepi endiselt tema läheduses. Aga Pepi ongi külalistest juba väsinud ja tahaks hää meelega hoopis kerge uinaku teha. Tallinnas kalamajas liikujad, olge siis tähelepanelikud. Kuskilt võivad tulla Aili ja Aare. Nad pole veel väga kogenud liiklejad ja Aili ei pruugi ka koduteed kohe üles leida. Lisaks ei tea noor kutsaga midagi ülekäiguradadest ning eks vahest tikub ta koerust tegema. Olgem siis sallivad ja aidakem ikka noor kutsa Aili ja tema pime peremees ilusasti koju. Aili, kus sa tulid?